Tere päevast! Täna ma loen sulle väikese katkendi Vadim Zeilandi raamatust Transurfing ehk siis oma reaalsuse juhtimine ja teadvuse äratamine. Ja võib-olla, et miks ma nüüd valisin selle katkendi, mida ma kohe sinule ette lugema ja arutlema siin hakkan, on see, et mind ennast on nendest kahest asjast arusaamine tohutult valgustanud või edasi aidanud. Et kõigepealt me räägime sellest, mismoodi pendel inimest mõjutab, mismoodi need pendlid, energeetilised pendlid üldse tekivad ja siis natukene mõne sõnaga räägime ka polarisatsioonist. Mõtteenergia on materiaalne ega kao jäljetult. Kui inimgrupid hakkavad mõtlema ühes suunas, kattuvad nende mõttelained üksteisega ja energiaookeanis tekivad nähtamatud, kuid reaalsed energoinformatsioonilised struktuurid ehk pendlid. Nii, ehk siis, kui inimesed mõtlevad sarnaselt, siis see mõttejõud koondub ning tekivad pendlid. Need struktuurid hakkavad iseseisvalt arenema ja allutavad inimesi enda seadustele. Nii, ja siis sa võid mõelda, et kuidas pendel liigub. Kas edasi-tagasi, vasakule paremale, ette taha, spiraalikujuliselt võib liikuda, eks ole. Et siin on oma seadused, kuidas pendel liigub, et see energeetiline pendel liigub samamoodi nagu füüsiline pendel. Destruktiivse pendli mõju alla sattunud inimene kaotab oma vabaduse ja tal tuleb olla mutrike suures masinavärgis. Nüüd mõtle nüüd selle peale, et millise masinavärgi osa sina oled ja milles seal seisneb see pendli olemus. Ehk siis, mis on see informatsioon, mis on need mõttemustrid, väärtused või arusaamad, mis liidavad sind kellegagi kokku või kellegagi ühte ja nii-öelda kas heas ja halvas mõttes, eks ole. Pendel võngub seda tugevamini, mida rohkem inimesi ehk siis poolehoidjaid teda oma energiaga toidavad. Kiigel näiteks saab kiikuda ainult teatud sagedusega jõu rakendamisel ehk sa pead hoogu andma. Seda sagedust nimetatakse resonantsiks. Et kiik liigub ette, tuleb tagasi, annad hoogu, tuleb tagasi, annad hoogu. Ja sisuliselt siis see pendel mingis mõttes siis töötab ka samamoodi, eks ole, et see inimeste mõttejõud, sinu enda mõttejõud, et mõned pendlid on nii-öelda ühiskondlikud, mõned on suguvõsa pendlid, perekonna pendlid, sõpruskonna pendlid ja siis need meie väikesed isiklikud pendlid, mis meil on siis oma isiklike teemadega või ka sisemaailmaga seotud, eks ole. Pendli poolehoidjate hulga vähenedes tema võnked hääbuvad. Kui pole jäänud enam ühtegi poolehoidjat, pendel peatub ja sisuliselt sureb. Ehk siis teisiti öeldes võiks öelda ka seda, et ta on uinunud olekus, sest iseenesest ta on võimeline uuesti ellu ärkama. Inimestest energia pumpamiseks klammerduvad pendlid tema tunnetesse ja reaktsioonidesse. Näiteks, pane nüüd tähele, millised nendest tunnetest ja reaktsioonidest on sinule iseloomulikud. Nördimus, rahulolematus, vihkamine, ärritus, rahutus, ärevus, masendus, segadus, meeleheide, hirm, kaastunne, kiindumus, imetlus, härdus, ilustamine, idealiseerimine, kummardamine, vaimustus, pettumus, uhkus, upsakus, põlgus, vastikus, solvumine, võlatunne, süütunne, häbitunne. Ehk siis sa kuulsid, siin oli selliseid positiivsema sisuga asju kui ka negatiivsema sisuga asju. Ja kõik need meie elus, meie isiklikus elus vallandavad mingisuguse pendli ehk panevad energia teatud viisil võnkuma. Meie isikliku elu energia.
ja kui nüüd see meie mõte või tunne või see vibratsioon leiab kellegi poolehoidu, kellegi heakskiitu, kellegi imetlust, kellegi viha, kellegi vastasseisu, vastandumist, siis see pendel hakkab võnkuma. Me anname hoogu juurde oma mõtetega, oma tunnetega. Põhiline oht destruktiivse pendli mõju alla sattunud inimese jaoks on, et pendel juhib ohvri kõrvale nendest eluliinidest või nendest võimalustest, kus inimene leiaks oma õnne, rahulolu ja elurõõmu. On hädavajalik vabaneda peale sunnitud eesmärkidest, mille eest võideldes inimene omaenda rajalt üha enam ja enam kaugemale libiseb. Pendel on oma olemuselt egregor, kuid sellega ei ole kaugeltki kõik öeldud. Mõiste egregor ei väljenda kogu inimese ja energoinformatsiooniliste tuumade vastastikuse mõju nüansside kompleksi. Ehk siis, mida me siit nüüd teada saime? Ehk siis meie mõttejõud on siis need asjad, meie mõttemustrid, meie uskumused on need asjad, mis siis hakkavad meie isiklikku elu energiat võngutama. Kas millegi poole või millestki eemale. Nii. Ja kus kohas pendel nagu väga tugevalt töötab, on see, kui sul on vastupanu energia. Sa oled millegi vastu. Et see lööb nagu pendli eriti hoogsalt käima ja see tähendab seda, et kui sina oled millegi vastu, siis osutatakse ka sulle vastupanu. Ja siis on see vastastikune ja siis sealt see pildumine edasi-tagasi kõikumine nagu tekib. Vaatame selle mõiste ka üle või selle teema ka üle, et mis asi see polarisatsioon on. Liigsed potentsiaalid. Võib-olla ma siinkohal siiski räägin ära selle liigse potentsiaali ka, et kui me räägime potentsiaalist, siis see justkui on nagu mingisugune võimalus, mingisugune ressurss. Sul on potentsiaali teha seda, teist või kolmandat, mis sisuliselt on ka õige. Aga Zeeland kasutab oma raamatus potentsiaali tähendusena hoopis teist põhimõtet. Ja ta ütleb niimoodi, et liigne, ja minu meelest see põhimõte on väga loogiline ja see tugineb tegelikult loodusseadustele. Liigne potentsiaal, see on pinge, lokaalne häire tasakaalustatud energeetilisel väljal. Ja pane nüüd tähele, et kui elektrisüsteemis tekib pinge, et mis siis juhtub? Andke andeks, iga loll saab ka aru, et tekib lühis või tekib mingisugune takistus, eks ole. Sellist ebaühtlust tekitab mõtteenergia siis, kui mingile objektile omistatakse liigselt suurt tähtsust. Näiteks soov, sinu tahtmine, see on liigne potentsiaal, sest püüab tõmmata himustatud objekti sinna, kus seda ei ole. Nii, mõtle nüüd rahulikult selle peale. Püüab tõmmata himustatud objekti sinna, kus seda tegelikult ei ole. Piinav soov omada midagi, mida teil ei ole, sünnitab energeetilise rõhuvahe, mis tekitab tasakaalustavate jõudude tuule. Et pane nüüd tähele, kuidas autor seda vaimset olukorda, meie mõtte, tunde ja sisemise, ütleme siis, seisundi olemust kirjeldab tegelikult loodusseaduste abil, eks ole. Et piinav soov tõmmata midagi sinna, kus seda pole, tekitab energeetilise tuule. Teisi näiteid liigsetest potentsiaalidest on siis veel näiteks rahulolematus, hukkamõist, imetlus, kummardamine, idealiseerimine, ülehindamine ehk siis üleväärtustamine, põlgus, kuulsuse janu, üleoleku, süü ja ebatäiuslikkuse tunne. Ehk siis sisuliselt kõik need samad asjad, mis pendligi puhul, eks ju. Ja liigne potentsiaal siis sisuliselt tähendab pinget. Liigne potentsiaal on pinge. Ja see tekitab energeetilise tuule ehk sind juba tõmmatakse kuhugi või sa tõukad
kedagi või midagi, eks ole. Nii, ja nüüd räägime sellest polarisatsioonist siis ka. Liigsed potentsiaalid tekivad, kui mis tahes omadustele, ükskõik millistele omadustele, sõltumata sellest, kas me peame neid omadusi olulisteks või täiesti mõttetuteks, kui nendele omadustele antakse ülemääras suur tähendus. Tähendab, headele omadustele me anname ülemäära suure tähenduse, see tähendab, et me idealiseerime mingisuguseid omadusi, ülistame neid. Ja siis sama tekib ka siis, kui me nagu hukka mõistame, et see on nii nõme või nii loll küll annab olla. Et sõltuvussuhted aga kujunevad inimeste vahel välja juhul, kui nad hakkavad üksteist omavahel võrdlema, vastandama ja seadma seda laadi tingimusi, kui sina teed nii, siis mina teen naa. Vaata, kui sina koju ei tule, siis mina täna nii, ma ei tea, ma lähen ka siis kodust ära, eks ole. No ühesõnaga, et hakatakse nagu kauplema. Kuni moonutatud hinnang eksisteerib sõltumatult, ei olegi liigne potentsiaal kui selline nii hirmus. Tasakaalustavate jõudude tuult põhjustav polarisatsioon tekib aga kohe, kui ühe objekti kunstlikult paisutatud hinnang teisega võrdlevasse suhtesse seatakse. Ehk siis, mis asi see võrdlev suhe on? Vaata, see on see, et teised teevad kõik nii, aga sina ei tee. Kõik inimesed saavad sellest aru, aga sina ei saa. No mina küll nii loll ei ole nagu sina, on ju. Et inimeste vahelistes vahet ei ole siis oma kodustes või sõprus või mingites muudes suhetes. Inimesed sageli vastanduvad. Ja vaata, kui sa nüüd suhtled inimestega, siis sa kindlasti oled, või näiteks kui suhtleme me kõik inimestega, kui meil on mingid erimeelsused olnud, sa kindlasti oled märganud seda, et mõne inimesega sa saad erimeelsust lahendada hõlpsasti, sest see teine inimene ka hakkab otsima ühisosa. Mis on see, mis meid liidab? Millest me saame sarnaselt aru, on ju? Ja seal seda pendlit ei teki, seal seda polarisatsiooni sellisel kujul ei teki. Aga teiste inimestega on peaaegu võimatu konflikti lahendada, sest kui sa väidad midagi, siis nad väidavad risti vastupidist, et nad vastanduvad kogu aeg. Ja vaata, vastandudes me ei saagi mitte midagi luua ega mitte midagi lahendada. Tasakaalustavad jõud püüavad tekkinud polarisatsiooni kõrvaldada ja enamikul juhtudest on nende tegevus suunatud selle polarisatsiooni tekitaja vastu. Ehk siis, mida sa siin peaksid teadma sellest meie tänasest väikesest lugemisest või arutelust selle teema üle, on see, kui me võtame pendli teema, et mida sealt peaks teadma. Et kõik see, kui sa oled millelegi vastu, see ei tähenda, et kõigega nõus peab olema, aga kui see vastupanu energia sinus on liiga tugev, ma ei taha sinna minna, ma ei taha teda näha, ma ei taha seda teha, et siis vastupanuga sa lükkad pendli käima. Ja teine asi on see, kui sa klammerdud kellegi või millegi külge, siis sa lükkad ka pendli käima, sest see keegi või miski tahab siis sellisel juhul sinu eest ära libiseda. Ja polarisatsiooni kohta siis võiks nagu kaasa võtta selle teadmise, et kui sa vastandud või kui sulle vastandutakse, et siis juhtub tegelikult sama, et vastandumisega me käivitame selle pendli põhimõtteliselt. Ehk siis me ei saa seda tasakaalu nagu seal tekitada või sellist harmoonilist koos toimimist, vahet ei ole siis kas kodus tööl või puhkehetkel, on ju. Et me ei saa seda harmoonilist koos toimimist tekitada sellepärast, et me kogu aeg vastandume, me kogu aeg oleme nagu jõupositsioonidel. See on see meie evolutsiooni käigus arenenud see kuklapoolne ajupiirkond, eks ole, et me oleme võitle või põgene seisundis, ellujäämise režiimil, on ju. Ja sellest ellujäämise režiimi pealt me tahes-tahtmata kogu aeg vastandume. Tahes-tahtmata me võitleme millegi nimel. Selle asemel, et leida ühisosa, selle asemel, et luua harmooniat, luua koostööd, me loome erisusi, me vastandume, me võitleme üksteise vastu või üksteise suhtes. Aitäh sulle tähelepanu eest. Kui sa tahad sellest raamatust rohkem teada saada, siis oma elu loojate grupis meil praegu käib ettelugemine. Soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsa kohtumiseni.